Tänase saate toob teieni Omareng Klaus spordirõivad. Omareng Klaus annab sulle võimaluse olla parim versioon iseendast. Nende funktsionaalsed ja läbimõeldud spordirõivad komplementeerivad sinu keha ja annavad parima tulemuse. Eetris on Hackvertising, podcast kõigile ettevõtjatele ja turundajatele. Täna on meil külas kõikide väikeinvestorite linnaif ja eeskuju iidol Jaak Roosaare. Tervist! Tervist! Mina olen saatejuht Einar Tiimla ja räägime siis täna natukene Jaaguga juttu. Küsin mõned huvitavad küsimused tema äridest, investeerimistest ja elust. Ise ma kunagi olen lugenud sinu raamatut Rikkaks saamise õpik, kui ma tulin tagasi Austraaliast, see oli siis aasta 2013. Ja pärast seda olen näinud sind päris palju igal pool esinemas, rääkimas. Pärast seda oled ka palju raamatuid veel välja andnud. Tean, et oled pereisa, sul on 3 last, sõidad ratast, pead blogi, sul on mentorlusprogramm, et sa teed päris palju erinevaid asju. Ja ma tean, et ise ka omast käest, et see pole lihtne. Aga ma olen alati seda imeks pannud, et sa oled väga moodest või väga nagu tagasihoidlik enda saavutustega. Et kuidas sul see niimoodi välja tuleb? Ma ise olen just pigem vastupidi tundnud, et peaks blogis natuke maha keerama oma isiklikest asjadest rääkimisest. Aga kui sa küsid, et kuidas nii paljusid asju teen, et siis iga asi on tulnud nagu lisaks eelnevatele. Ja ma võib-olla ühtegi nendest ei tee nagu täiskohaga või väga, väga hästi. Et ma arvan, et elus laias laastus on vaja teha valik, et kas sa teed ühte asja väga-väga hästi või sa teed siis paljusid asju keskpäraselt, et mina olen kuidagi valinud selle paljusid asju keskpäraselt tee. Aga et sellel on ka omad plussid, et siis on jällegi põnev ja mingil ajal on mingid asjad lähevad paremini ja mingil asjal jällegi tasakaalustavad. Kas see ongi nagu investori selline mindset, et ei pane mune ühte korvi ja sul on erinevad ärid, erinevad mingid ettevõtmised? Kui sa selle nii küsid, siis võib-olla tõesti, et see on natukene investeerimispõhimõte, et sa tahad hajutada riske ja ma vaataks ta võib-olla selle riskina, et sul on üks elu ja sa kulutad selle ühe valdkonna peale ja sa jääd nii paljust ilma, et siis see on pigem nagu sedapidi hajutamine. Ja ikkagi tegelikult tahaks lisaks rattale mingeid muid asju teha ja ma ei tea, õppida lumelauaga sõitma ja purjetama ja kõike muud, et siis mingeid valikuid tuleb nagu teha ja ma arvan, inimesed kipuvad minema konservatiivsemaks, vanemaks saades, et praegu ei ole kindel, kas ma viitsiks lumelauda nullist õppima hakatagi enam. Ma saan täpselt sellest kontseptsioonist aru, et ise ka ma olen hästi palju erinevaid spordialasid proovinud ja kuidagi ajas ka need muutuvad, et tekib mingi uus huvid, et natuke uut asja ja eks see tuleb ka võib-olla vanusega kaasa, et need huvid muutuvad teistsuguseks. Aga sa oled juba lapsest saadik on sind huvitanud raha ja investeerimine, kuidas raha kasutada ja kuidas raha kasvatada. Et võib-olla sa räägid sellest põgusalt lähemalt meie kuulajatele, et kuidas sa nagu selleni jõudsid ja kuidas sa oled sellega tegelenud enda elus? See on jah selline keskne teema olnud, et ma arvan, see suuresti tuleneb lapsepõlvest ajastusest, et kui ma oleks sündinud 10 aastat varem või 10 aastat hiljem, et siis võib-olla see ei oleks nii teema. Aga mina sündisin siis 82 ja olin siis selline 10-aastane, kui tormilised ajad Eesti Vabariigis toimusid, kui taas tekkis Eesti Vabariik ja ma kuskil seal Rikkaks saamise õpikus vist kirjutasin ka, et selline põnev võimalus on olnud, et oled saanud nagu mitmel sajandil elada ja ma olen nagu saanud käes hoida 3 erinevat raha, mis siin riigis on kehtinud, et kui ma väike olin, see oli rubla, siis oli kroon ja nüüd on euro. Ja et siis see lapsepõlve iga oli nagu sellises faasis, kus kui ma olin väike, siis oli selline olukord, et just kui kõigil oli raha, aga ei olnud selle rahaga suurt midagi teha, et ma mäletan, et kuna minu vanaisa oli kaubaautojuht, et siis see oli nagu olulisem roll kui see palganumber, et kui sa olid ikka kaubaautojuht, siis sa said Ungarist lechot ja mingit kondenspiima ja banaani ja mida iganes põnevat. Et ma olin Elvas ikka üle tänava poiss tänu sellele. Ja siis tuli järsku selline hetk, kus kellelgi ei olnud raha, aga järsku oli võimalik kõike osta raha eest, et valuutapoed olid, mul on nagu hästi selgelt meeles, et see oli vist ikkagi enne krooni, seal päris rubla lõpus, kui rubla hästi kiiresti devalveerus, et siis
päris poodides ei olnud üldse enam võimalik midagi eriti osta. Aga valuutapoed olid siis täis sellist kaupa, mida muidu sa olid ainult ma ei tea, Pro 7 näinud on ju, et ja siis võib-olla sealt tuligi see mõte, et miks siis nii on, et Eestis kuidagi ei ole inimestel neid võimalusi, mis siis justkui Saksa telekanalite pealt oli võimalik näha, et teistes riikides on ja üldse see majandus selline nagu tekkis nullist, et enne sellist ettevõtlust, kui ametit ei olnudki olemas Eestis on ju, et see kõik tundus väga põnev ja ma arvan, et igal inimesel tegelikult on selline, ma ei ütle, et see on sündimisest kaasa antud, aga väiksest lapsepõlvest kaasa antud mingi kirg, mingi valdkonna või teema vastu, et see on suur õnn see võimalikult varakult üles leida ja ma arvan, et minu jaoks selline raha kogumine, nii nagu marke võib koguda või midagi muud, on olnud selline suur kirg. Need inimesed, kes ei ole võib-olla, ei võta seda õnnistusena, et selline aeg oli või on sündinud hiljem või varem, et mis sa neile ütleksid, kes tahaksid praegu alustada ja tahaksid ka hakata investeerima või enda rahaasjadega tegelema? Sa mõtled õnnistusena, et neil ei olnud sellist rasket lapsepõlve. Just sellist kogemusi. Oleks mälestus, kuidas jäätiselt kukub pall ära ja terve pere nutab selle peale. Et pingviini jäätist mäletan. Ja. Et ma arvan, tegelikult tänapäeval on ju palju lihtsam alustada, et võib-olla seda kirge on vähem, aga see on nagu omaette filosoofiline küsimus, et kas sa tahad, et sul selline nii-öelda valu või ebameeldivast tundest tekkinud kirg oleks, et võib-olla on väga okei ilma selleta ka investeerida. Et muidu on ju see, et osta endale numbrid väiksed kossid, siis õhtul võtad jalast ära, on nagu hästi suur rõõm. Et võib-olla nii sellist motivatsiooni polegi vaja. Aga tehniliselt on ju tänapäeval kõik kirjandus olemas. Enne kui me siin istusime, põhimõtteliselt ostsin ajaviiteks 0,001 bitcoini on ju samal ajal, kui sa vett valasid, et sa saad nagu seda investeerimist teha nii, et keegi ei pane tähelegi mobiiltelefonist kuskil vetsupotil või trammis istudes, et see on nii palju lihtsamaks läinud, et praegu ma arvan, kindlasti on lihtsam alustada. Ma tahtsingi selle kohta küsida lähemalt, et mis on muutunud selle aja jooksul investeerimises, kui sina sellega tegelenud oled? Mina alustasin, kui me aktsiatest näiteks räägime, siis keskkooli ajal, ma arvan, mingi 10. klass. Ja siis päris esimesed tehingud olid vist isegi enne, kui internetipank oli levinud, et siis ma mäletan, ma arvan, et mingid paar esimest tehingut ma tegingi nii, et pidin nagu päris füüsilises pangakontoris kohal käima. Aga siis, kuna meil keskkoolis oli tiigrihüpe ja oli internet olemas, et siis see käis nii, et vahetunni ajal pidid kõigepealt endale arvuti sebima sealt kätte saama ja siis võitlema välja, siis sisse logima ja siis tegelikult oli ikka see ostuprotsess suhteliselt sarnane nagu täna on, et valid seal Ripmenist aktsia. Aga lihtsalt teenustasud olid suuremad ja minu meelest oli ka haldustasu ja kõik muu. Pluss siis valik oli väiksem, et ma arvan, et tollal vist mina kasutasin SEB-d ja siis seal oli vist ikkagi saadaval ainult nagu Eesti aktsiad. Aha. Et praegu võtad telefonist USA ükskõik milline aktsia. Ma ei saa öelda, et suvalise äppi, aga neid äppe vist on juba omajagu tekkinud jah, kui sa saad osta nagu või kaubelda teenustasudeta, et läheb järjest lihtsamaks. Kas sa ise soovitad ka mõnda äppi või platvormi, kus kohas võiks osta aktsiaid? Ma ise olen LHV fänn olnud algusest peale, et ma olin seal foorumis üks esimesi kasutajaid kunagi ammu ja kui LHV alustas, nad selle foorumi ostsid tegelikult ära, mis ei olnud nende all alguses, aga see selleks, aga et LHV-s jah, ma arvan, et on selline hea suhtumine investeerimisse ja siis keda rohkem huvitavad siis kauplemine ja krüptovarad, et siis Change on selline uus Eesti startup, kes üritab teha siis Robinhoodi laadset toodet Euroopa Liidule. Ja siis investeerid krüptorahadesse nii-öelda sentides? Seal vist krüptorahadega nad alustasid, aga et nende tulevikuvisioon on see, et kõik maailmavarad oleksid seal äpis, et lihtsalt võrreldes sellise traditsionaalse orderi panemisega, kus sa paned sinna hinna ja koguse ja mingi piirhinna ja kõike muud, et siis seal lihtsalt see on loodud siis nagu noorele põlvkonnale, mulle tundub, et ta on nagu selline mänguline, et sa valid seal, mis protsendi portfellist tahad panna ja siis tõmbad näpuga ja raha läinud, et swipe'id ja raha läheb.
et tundub, et sellised nooremad investorid praegu ruulivad, et Robin Hood ja tema kompanjonid. Ma tean, et sa investeerid veel erinevatesse kohtadesse ja tegeled muude äridega samamoodi, et sul on kinnisvaraäri on ju ja sa teed raamatuid ja käid ja annad koolitusi pluss mentorlus. Et kuidas nende teiste asjadega on ja kuidas sa valid üldse, millist äri teha? Nagu me alguses rääkisime ka, et mul ongi sattunud kuidagi selline elusaatus, et on palju erinevaid asju, kus ma kusagil ei ole nagu täie fookusega ja sellest tulenevalt ei ole üheski valdkonnas nii häid tulemusi saavutanud kui see inimene, kes seal täie fookusega töötab. Aga et mulle iseenesest meeldib selline mudel, et siis mul on osalus 2 sellises kinnisvara arendusfirmas. Üks on siis Scandium kinnisvara, kes meil siin samas kõrval majas tegutseb ja teine on Everhouse kinnisvara, kes siis arendab selliseid elukeskkondi ja ärihooneid rohkem Rae vallas ja seal kandis. Ja siis on mul 4 ettevõtet, kus ma olen nagu väike osanik, kellel on siis kõigil mingi üüriportfell. 10 korterit siin ja 20 korterit seal, et see on siis kõik sõprade ja erinevate äripartneritega tehtud. Ja nad on kõik siis niimoodi alguse saanud, et on mingi projekt ja siin on raha vaja ja siis 2, 3, 4, 5 sõpra kokku tulnud ja viimane ettevõte meil on 10 sõbraga, nii et see on juba siuke suurem punt. Aga nad toimetavad suhteliselt ise, et seal on üks haldur ja üks raamatupidaja ja siis meie saame korra aastast teeme nagu üldkoosoleku. Ja siis ma olen selle kirjastamisega toimetanud, et see rikkaks saamise õpik vist tuligi 2013 välja, ma arvan, siis umbes 7-8 aastat tagasi. Ja et see oli ka selline hobiprojekt alguses, aga lihtsalt tundus põnev ja vaadates neid rahalist poolt, et siis tundus nagu hästi tark ise see kirjastada ja tundus põnev ka see pool. Et siis ma olen sellega nagu niimoodi ka hästi poole kohaga tegelenud abiliste abil. Aga mille järgi sa otsustad, et milles sa kaasa lööd siis, millises äris? No ma olen olnud siuke yes-man, et kui midagi lauale tuleb ja enam-vähem normaalne diil on, siis ma olen pigem öelnud. Eelmine aasta ma tundsin esimest korda, et lugesin sellist raamatut nagu See üks asi Kellerilt, mis hea raamat ja et sealt jääb hästi kõlama see, et kui sa tegelikult millegile ütled, et siis sa tegelikult ikkagi samal ajal pead millegile ei ütlema või kui sa teadlikult seda ei tee, siis sa teed nagu mitte teadlikult, on ju. Ja siis ma tundsin, et see ei kippus olema siis nagu sellisele organiseeritud spordile või mingile nagu kvaliteet vaba ajale või. Et siis, et nüüd ma olen, ja ma ei ole seda veel suutnud teha, aga ma olen vähemalt mõelnud selle peale, et peaks tegema, et kui mingi uus asi lauale tuleb, et siis ma peaksin kõigepealt vaatama neid olemasolevaid asju selle pilguga, et mille ma nüüd siis justkui vähemaks lõikan või ära annan. Et ei võtaks vaba aja arvelt seda või siukse spordi tegemise ja muu arvelt? Ja, no ma olen küll selles mõttes olnud selline, et ma olen nagu enamas projektid, ma olen sinna läinud nagu rahaga, mitte ajaga, et mulle hästi meeldib see mõtteviis, et sul on nagu 2 ressurssi, sul on aeg ja sul on raha ja kui me alustame tavaliselt, siis meil on rohkem aega kui raha on ja ideaalis sa jõuad sinna välja, et sul on raha rohkem kui aega ja siis raha on, nagu läbi raha sa võid olla paljudes ettevõtetes osaline, et kui mul on Apple'i aktsiaid või ma ei tea, mul on 10% mingist ettevõttest on ju, ma olen seal passiivne osanik, et siis tegelikult minu aega kui sellist väga ei kuluta. Küll aga ta ikkagi võib kulutada su fookust, eriti kui sa ei ole nagu mitte Apple'i aktsionär, aga mingis ettevõttes 15% või 10% osanik on ju. Et varem ma selle peale ei mõelnud, et see fookus on ka nagu ressurss, et ta otseselt ei ole isegi niivõrd aeg, kuivõrd lihtsalt see, et sa vahest mõtled selle peale ja tõmbab nagu fookuse kinni. Et ma tunnen, et kui sul on korraga liiga palju asju laual, et siis minu siuke standardlahendus on see, et ma ühegi neist ei tegele, lähen rattaga sõitma. Aga rattaga oled sa kaua sõitnud juba? See on ka natuke üle promotud, ega ma nüüd mingi eriline rattamees selles mõttes ei ole, et ma kuskil võistleks või nii, aga ma vist 2010 mul oli selline olukord, et mul oli laps sündinud, esimene laps ja ta oli seal mingi kuni natuke alla aasta ja siis võib-olla enne seda olin päris palju juurde võtnud, aga selle lapse aega võtsin veel eriti hästi juurde, et siis mingi 110 kilo kaalu, siis mõtlesin nats palju. Ja siis ratas tundus siuke tore spordiala, et joosta ei jaksanud on ju, et midagi nagu teha ja siis ma käisin Viljandis mingi rattamaratonil esimest korda.
et muidu eelmine ratas enne seda oli mul vereliukas nagu lapsepõlvest. Aga siis mul hakkas nagu meeldima, et see rattasport on siuke äge, et saad alati tuunida seda ratast ja iga hooaeg mingi järgmise pilli osta. Seal on nagu arenguvõimalus ka minu arust päris suur, et Eestis sõidetakse päris palju ratast minu hinnangul ja ma olen ise käinud seal Tartu rattarallil näiteks ja see on nagu lahe ja sul on kogu mingi eesmärk nagu järgmisest tüübist mööda aine, nüüd vaatad seda järgmist punti seal aine, vaatad. Ma alustasin jah nagu seal metsasõitudega ja siis mingi hetk, ma olen kunagi nagu maanteed sõitnud isegi ja siis mingi hetk vist oligi nii, et me panime kõigepealt ennast, mul oli mingi nagu, mul oli mõned aastad tagasi hästi pakkus huvi see Tour de France ja Lance Armstrong, rohkem kui mõned vist, 10 aastat tagasi. Siis kui seal Jaan Kirsipuu sõitis ja kõva värk, et see oli huvitav, et ma olin siis Prantsusmaal seal samas linnas, kus Kirsipuu võitis, aga siis ma veel ei huvitunud rattaspordist ja ma ei viitsinud minna vaatama, nagu siuke kord elus võimalus. Aga paar aastat hiljem jah, et siis ma hakkasin seda vaatama ja ma müüsin ise raamatuid ja ma sidusin seda nagu hästi raamatumüügiga, et see oli siuke, sa valmistud üheks selleks võistluseks terve hooaja on ju ja siis see on hästi siuke all in ja raske ja nii edasi, et see oli siuke inspireeriv kogu see Lance'i teema. Tyler Hamilton oli teine, keda suur fänn ma olin ja siis mul oligi üks bucket listi asi, et tahaks käia seda Tour de France'i vaatamas ja siis ma avastasin, et on siuke asi nagu rahva Tour de France'i sõit, see Etape de Tour ja siis ma olen seal vist nüüd 3-4 korda käinud, et kui ma esimest korda sinna läksin, siis ma ei olnudki väga maanteed sõitnud, et oli päris siuke põnev seiklus. Aga jah, nüüd on meil siuke oma punt, et me ikka päris palju sõidame, et mul oli 2 aastat tagasi oli eesmärk 10 000 kilomeetrit sõita, et siis too aasta oli küll nii, et ma nagu päris palju aega panin rattasse. No peabki panema minu arust, et seal vist tasemel olla, siis pead talvel ja suvel kogu aeg sõitma, et... Ja iga kord, kui ma seal stardis olen, siis ma jälle mõtlen, et kurat, oleks pidanud ikkagi 10-15 kilo alla võtma ja natuke rohkem trenni tegema, sured seal tõusu peal, aga ja siis see valu läheb jälle meelest ära aasta jooksul. Siis uuel aastal oled jälle stardis, mõtted samamoodi. Aga lugesin blogist sul, et 2020 tahtsid ka minna Niitsasse. Jah, see koroona keeras kinni selle, et lükati elgus edasi ja see jäeti üldse ära, aga et nüüd see pilet kandus siis sellesse suvesse, et siis meil on see majutus jäi ka alles, et seal ka raha tagasi ei saanud, et siis me see suvi plaanime minna, et see on ka halb, see on samal ajal kui see investeerimisfestival, et nad iga aasta kattuvad, aga eelmine aasta ma sain siis selle investeerimisfestivalil käia samal ajal. Käisin ise ka ja väga kiidan seda üritust ja ettevõtmist ja ma loodan, et järgmine aasta on jälle rohkem inimesi seal. Kumba siis, sõitu või investeerimisfestivali? Oi, seal pidi juba praegu palju huvilisi olema. Ja mind kutsuti esinema sinna ka, aga et see on ju samal ajal kui see rattaralli. No siis teed rattaseljast. Suumi kõne. Kui me investeerimisest räägime, siis sa rääkisid ka, sul on erinevad ärid, mis on ka tegelikult ju investeeringute läbi tulnud, et sa investeerid ühte kohta, sul on natukene anda sinna siis raha, et saaks mingit äri ajada, et mille järgi nagu teised inimesed peaksid otsustama, siis kui täna tuleb mingi pakkumine ja sina ütlesid, et sa enam võib-olla ütle nii palju jah, et mis kriteeriumi peaks järgima, et kas ütled jah või ei, et kas see on ainult mingi fookus, mis sul sinna läheb või kas sa pead analüüsima mingeid muid asju ka? Ma arvan, kui keegi alustab, et siis ikkagi parim koht, ma arvan, on selline oma äri ehitamine või mingi oma brändi ehitamine või oma mingi rahavoo ehitamine. Et tegelikult ka nii palju muutujaid või küsimusi, aga et võib-olla esimene küsimus ongi see, et miks sa üldse investeerid, et kui sul on selline mõte, et ma teen mingit tööd või mul on mingi amet, mis mulle väga meeldib ja ma katan oma elamiskulud ära, mul jääb iga kuu seal 10, 15, 20% kõrvale ja tahaks selle raha lihtsalt passiivselt kuhugi ära panna, et oleks normaalne pension on ju, et siis ei ole vast mõtet nagu mingi oma äri ja sellega tegeleda, et siis pigem pane indeksfondi raha ja ära üldse üle mõtte seda investeerimist. Aga et kes tahab siis mingit suuremat tootlust saada, et siis ma arvan, kõige lihtsam viis seda saada ongi läbi mingi oma ettevõtte, et seal on ju nagu laias laastus sellised lõputud tootlused, et ega sa väga palju raha sinna sisse ei pane, et sa pigem ilmselt paned mingit aega või energiat või on aeg, on raha ja jebla faktor oli sellist. Jebla faktor, et ta ei ole otseselt nagu aeg ka, aga ta on nagu üks komponent, et siis kui sa alustad, siis sa pead mõtlema, et millist nendest 3 sul nagu on, et näiteks kinnisvaras, kui sa tahad saada hästi kõrget tootlust, sa võtad mingi 4-toalise korteri, üürid tubade kaupa välja, jebla faktor on hästi suur on ju, aga tootlus on ka siis kõrgem aga et kes passiivselt tahab investeerida, et siis ikkagi vist ma olin muidu hästi pikalt ühisrahastuse fänn, aga see aasta on olnud siuke raske aeg seal, et seal on päris paljud projektid õhku lennanud ja ikkagi sellist nagu huvide konflikti on välja tulnud sealt omajagu, et siis võib-olla sellised aktsiad või kasvuaktsiad, et sa
no ma just vaatan oma minevikku, lugesin seda esimest rikkaks saamise õpikut, et seal on Apple'i näidet toodud, on ju, et sa lihtsalt sõidad mingi sellises teada-tuntud suure brändiga kaasa, et ja seal on üks hea põhimõte see, et lihtsalt kui sa oled ise ka selline, mina kahjuks ei ole, aga kui sa oled selline avangardistlik või eesrindlik tarbija, on ju, et sulle meeldivad uued asjad, et siis võib-olla kõige lihtsam ongi see, et sa vaatad oma tarbimisharjumus üle, ma vaataks eriti sellise pilguga, kellele sa iga kuu maksad ja siis ostaks neid aktsiaid ja rohkem ei stressaks, et mina nagu Netflixiga liitusin mingi 6 aega tagasi, on ju, praegu vaatan, et mida äge toode on ju, et praegu isegi mõtlesin, et võib-olla peaks ikka aktsiaid ostma, aga noh, see rong on juba nagu päris vana rong on ju. Aga kui ma mõtlen võib-olla veel kasvab jah, et võib-olla on veel minusugused, kes hiljem liituvad, et noh, enamus neid ettevõtteid, mis sulle pakuvad selliseid kuumaksuga teenuseid on nagu börsil saadaval on ju, ja nad on sellised kasvavad reeglina, et mul endal näiteks Adobe on üks siukene, no et Apple läks käest ära, et ei ostnud õigel ajal ja siis müüsin kevadel maha, aga Adobe on siuke, et selles mõttes põnev lugu, et mul abikaasa on graafiline disainer, Adobe'd kasutanud terve elu on ju. Noh, ma arvan teil ka vist, kui te mingit asju teete, siis just, Adobe on olemas on ju, et ta on nagu peaaegu siuke legaalne monopol on ju, et seal kõrval väga, kunagi oli Corel Draw vist ka, aga ta on ära hajunud. Nüüd uutel asjadel tulevad seal mingi veebidisainidele ja muule tulevad siuksed uued programmid, aga muidu Adobe on ikkagi A ja O. Ja et siis ta oli nii, et mul oli kogu aeg abikaasal piraattarkvara kunagi tuuri pandud sealt eelmisest töökohast ja siis 2012 enam ei töötanud, et seal nagu mindi veebi peale ära või selle pilve Cloudi, ja et see oli siuke no-brainer, ma ei tea, miks ma ei ostnud seda siis. Ja siis mitu aastat abikaasa kurtis, et kurat, et need piraadid enam nii hästi ei tööta, et nüüd peaks ära vahetama ja siis nüüd 2 või 3 aastat oleme maksnud iga kuu seda. Ja ikka ma ei ostnud seda aktsiat, et ma lõpuks ostsin seda alles mingi paar kuud tagasi, murdasin. Aga et see tundub jah selline ja põhjus, miks ma ei ole ostnud, on see, et nad tunduvad alati kallid, sellepärast, et nad on head ettevõtted on ju, et juba on kallis. Ja Apple on praegu 140, ma just vaatasin oma blogiposti, lugesin aastast 2006. Apple oli siis maksis, noh, kui sa split arvutad, siis maksis $2 on ju, ehk siis 70-kordne kasv on olnud. Kirjutasin, et kurat nii kallis, B on mingi 36, et ikkagi mulja, siuke jutt on ju. Et siis loed ja mõtled, et kõik see sebimine ja ebimine, mis vahepeal teinud on ju 14 aastat, et oleks võinud lihtsalt kogu raha sinna pista ja 70 kordistunud, ma arvan, mul oli 2006 mingi paarsada tuhat krooni, et ma oleks korda 70. Aga tundub ikkagi minu jaoks riskantne, et võib-olla, või noh, mis ma ise olen mõelnud, et indeksfondid on ju sellised kohad, kus sa paned ja seal on lihtsalt kogu aeg parimad ettevõtted sees, ise vahetavad seal ja kõik on nagu kuidagi töötab. Muidugi see kasv on nagu väike. Eriti no-brainer, et seal, aga noh, seal on ja raske tabada seda Apple'it on ju. Kuigi seal Apple on sees ja järjest kasvab, aga võib-olla siuke hea miks ongi see, et sul istub pensioni 2.–3. sammas indeksfondides, minul istub ja siis mul on USA-st veel eelmisest töökohast selline profit sharing ka, mis istub SB500-s. Aga et siis võib-olla ise nagu aktiivselt investeerida, validagi endale mingi 5–15 või 20 aktsiat, kes siis kõik võiks olla ideaalis sellised, võib-olla kõige lihtsam mõelda selle peale, üks on see, et sa maksad tal iga kuu ise raha on ju, ja teine on see, et sa kujutad ette, et see ettevõtte võiks 10 või 20 aasta pärast olla oluliselt suurem, kui ta täna on. Et noh, näiteks selle mul endal veel ei ole portfellis, aga on siuke firma nagu Teladoc, kes siis USA-s on selline turuliider selles kaugmeditsiinis on ju. Noh, see aasta nad on mingi 10-kordistunud on ju, obviously, aga isegi praegu nende see turuväärtus on seal mingi 30 miljardit on ju. Et nad on nagu sellise piisavalt suur, et nad ilmselt nagu päris nulli enam ei lähe ja samal ajal see turg võiks olla nagu kordades suurem on ju, et kui ma mõtlen 10 või 20 aasta pärast, et siis tundub suht jabur, et ma ei tea, ma lähen reaalselt füüsiliselt arsti juurde mingit oma sünnimärki näitama midagi. Et jah. See valdkond areneb ka päris kiiresti praegu, et noh, mõned valdkonnad on vist praegu, mis väga, väga kähku lähevad ja mis on kuidagi populaarsed saanud just koroona ajal ka, on ju. Ja noh, seal on alati see oht on ju, et sa nagu, kui mobiili, seda Apple'i näitet vaatad on ju, et siis seal oli ju Motorola, BlackBerry, ma ei tea, keegi, mingi prantsuse firma Alcatel vist, kõik olid nagu suuremad kui Apple. Et siis seal on alati see oht, et tuleb mingi uus tegija ja reformib selle turu ära ja aga
kuidagi peab leidma need õiged brändid, et enne Apple'it tegelikult, mis oli väga kõva bränd, sarnase nagu imagoga oli Sony tegelikult, kes kogu aeg innovatsiooni tegi, kogu aeg tuli uute asjadega välja ja siis oli mingi Switch, järsku oli Apple. Aga see on ju huvitav, et Sony on nagu hästi aeglane olnud, aga ma arvan, et kui sa vaatad seda Sony aktsiagraafikut seal mingi viimast 20 aastat, et ta küll ilmselt ei ole nii kõva kui Apple olnud, on ju, seda kindlasti ei ole, aga et samas neil see PlayStationi business on ikkagi kõva olnud, et ma arvan, et see on ikkagi päris hea investeering olnud. Sest ma just panen kokku seda aktsiaraamat uut versiooni ja siis nagu update'in neid andmeid ka ja siis Morningstaris on see huvitav tabel, et saad iga firma nagu track record'id mingi 5, 10, 15 aastat nagu, et mis see nende keskmine aasta tootlus on. Ja Apple'il oli seal 25% 15 aastat ja aga mis huvitav oli, et kogu see sektor, consumer electronics on ju, ehk siis tarbeelektroonika või, et selle sektori aasta keskmine tootlus 24 või tähendab 15 aasta peale oli 23,9 ehk 24% on ju, terve sektor. Ehk siis nagu 15 aastat tagasi mõtlesid, et okei, mis võiks olla kõva sektor on ju, no ilmselt, ma ei tea, arvutid, läpparid, consumer electronics on ju, et seal ilmselt on ka mingi indeks, kuhu sa võisid raha panna, et noh, võib-olla midagi sarnast mõelda, et okei, nüüd, mis meil järgmised 20 aastat võiks olla mingi e-meditsiin, geneetika on ju, midagi säärast. Ma tahtsin öelda, et tehnoloogiafirmade aktsia on olemas ju, või see indeks on olemas mingi. Ja neil kõigil on mingid indeksid tehtud, et jah, aga noh, jällegi see ongi see, et seal kipub olema see mure, et see tavaliselt nii-öelda meiesugused mitteprofessionaalid jõuavad sinna siis, kui see trend on juba nagu piikimas on ju. Ja siis tavaliselt käib mingi jõnks ja seal jõnksus on see, kus sa hirmuga välja müüd on ju, kuigi pikaajaliselt on sul õigus, et Amazon on nagu hea näide, et seal ju jällegi ma just seal loen mingit paari raamatut, millest ma kokkuvõtet kirjutan sinna aktsiaraamatusse, et seal oli 96. aasta raamat, kus siis räägib Amazonist, Amazon oli vist 6 miljardit siis väärt on ju. Et seal oli nagu tehtud, et kui ta saab 30% sellest muusika, plaadi ja raamatuturust USA-s, et siis ta võiks turuväärtus 20 miljardit olla on ju aastaks 2010 ja siis ta läks ju vist mingi 100 miljardini 99 ja siis kukkus sealt, minu arust aktsia kukkus 120 pealt vist 5 peale, midagi säärast on ju, korralik crash. Ja ma arvan, enamus oleks nagu hirmuga välja müünud ennast on ju, ilmselt müüsid ka, aga tegelikult oli isegi see, kui sa seal kõige lõpus paadil hüppasid on ju, 99 kõik teadsid, Amazon on nagu megadiil on ju, et see aktsia on nagu nii palju rallis. Ikka veel. Ja et siis tegelikult sa pikaajaliselt ikka võitsid on ju, et ta nüüd ei ole sellest saadik splitti teinud, aga praegu ta on mingi 3500 järsku on ju, et siis ise kui seal nagu üübertipus ostsid 120-ga ja suutsid teda nagu läbi selle krahhi hoida, võib-olla isegi juurde osta on ju. Et võib-olla pigem see on see uus muutus, mis mul on olnud viimase paari aastaga võrreldes selle eelmise versiooniga sellest aktsiaraamatust, mis 5 aastat tagasi oli, et seal oli hästi selline analüütiline ja dividendide ja selline konservatiivne fookus. Et siis nüüd ma olen nagu rahva tungival soovil sinna juurde pannud sellist pigem nagu siis kasvu investeerimist ja sellist, et tegelikult kui sa mingitesse kasvufirmadesse investeerid, see on suht mõttetu analüüsida neid B-suhteid ja üldse kogu mingit valuationit või sellist numbrit, et ta tundub sul alati ülehinnatud on ju. Ja tegelikult seal üks investor, kelle asja ma loen, et seal temal oli nii, et oli 5 punkti, millised aktsiad valida, 1 punkt oli number 4 oli see, et meedia peab seda firmat nagu naeru vääristama, et on ülehinnatud on ju, et noh, stiilis nagu Tesla kohta aastaid räägitud on ju ja Amazon seal 99, 98 kogu aeg oli ülehinnatud on ju. Just. Et see on tegelikult nagu üks pigem hea argument, kui sa vaatad, et on ülehinnatud, et siis järelikult on seal piisavalt kasvuruumi veel ees. Päris huvitav punkt. Et noh, Tesla kohta muidugi ütles Elon Musk isegi mingi hetk, et see on ülehinnatud, et see juba on hirmutav, kui see oli hea ja see mul oli seal suvel short lahti, et siis kui see tweet tuli, siis ta kukkus mingi 10-15%, et ma sain väiksema lossiga välja sealt tollel hetkel, et oleks pidanud kõik kinni panema, aga ma vist panin mingi 5% või midagi sellest. See oli päris hea, et selline tweet. Väga huvitav jah. Et aga kui rääkida alustavatest investoritest, siis neil tõenäoliselt ei ole nii suuri vahendeid või kõige noored, kes meid kuulavad on, et nad tahavad äkki 2000 eurot kuskil investeerida. Kuhu nad peaksid investeerima? Kas nad üldse peaksid minema aktsiatesse või on mingid muud varaklassid, kuhu nad peaksid minema midagi tegema? No, mõtlen, varem ma oleks pigem soovitanud vist ühisrahastust, et pane see 2000 eurot oma rahasse või Mintosesse on ju. Aga ma arvan, et ma ikkagi soovitaks selle pigem nagu mingis oma ettevõttesse pista. Okay. Et ma siin panen juba aastaid kokku ettevõtlusraamatut ka,
peaks nagu see päris rikkaks saamise raamat olema, on ju. Need ülejäänud raamatud on sellised, et sa saad siis rikkaks, kui sa kõvasti säästad või sul juba on mingid rahad. Kui sa nagu 0-100 tahad saada, siis on ikka ettevõtlus, on ju. Ehk siis 2000 eurot on selline raha, et sa saad endale läppari osta ja progema hakata, on ju. Just. Või investeeri hoopis enda harimisse. Osta mingi tegelikult on, et isegi kui nagu hästi niimoodi ratsionaalselt tootlust otsida, on ju, et siis ma arvan, et parim investeering on osta läpakas, võtta mingid YouTube'i progemiskursed või ma ei tea, ilmselt saab YouTube'ist, aga neid on ka tasulisi asju, on ju. Et mul on vend hea näide, et vend õppis geenitehnoloogiat ülikoolis ja siis tegi doktorikraadi ära, siis läks USA-sse ja siis ta seal otsis nagu tööd seal geneetika valdkonnas, aga tal oli vist aastane viisa, on ju, et oli nagu suhteliselt raske leida, et mingit siukest, kus aastaks saad ja siis ta oli vist müüs seal mingid seadmeid ühele Eesti startupile geenitehnoloogia vallas, aga kuhugi väga jõudnud sellega ja siis ta oli lihtsalt hobi korras keskkooli ajal juba natuke progemist juurde õppinud ja siis pulli pärast viskas nagu LinkedIn'i, et on proge, on ju, ja siis oli kohe pum-pum-pum järjekord ukse taga nendest töökopakkumistest. Ja et kui me mõtleme, et sa vaed 2000 eurot sülearvutisse ja nendesse kursustesse, sa pead nagu aega ka panema ja sul peab mingi elementaarne IQ ilmselt ka olema, on ju, või oskused või huvi selle vastu. Huvi on pigem kõige tähtsam, ma arvan isegi. Kõik on õpitud. Sest tegelikult on ka ju, ei ole ainult puhast siuke, ma arvan, sageli inimesed kuulevad sõna progemine või IT on ja siis nad jäävad hästi kinni sinna mingisse matemaatikasse ja sellesse, aga ma arvan, tänapäeval seal on hästi palju ka mingit front-end ja disaini ja kõik muud asja. Väga lihtne on. Ise olen ka veebe arendanud juba aastast, ma ei tea, 2010, et see kõik, mina matemaatikas täiesti kaks, et minu jaoks ei olnud ka keeruline, et kui sul huvi on ja sa pead midagi ära tegema, siis sa õpid see selgeks, et seal ei ole aga see tundub siukene, et sa paned 2 tonni sisse ja kui vend saab seal 6 tonni 6 palka, on ju, et sul põhimõtteliselt esimese 1,5 nädalaga tasub investeering ära, on ju, et ma arvan, see on nagu väga hea. Ja siis sul on tegelikult saavad selle oskusega endale kuukse mingiks potentsiaalseks unicorniks, on ju, et kui sa ma arvan jällegi, et saada nagu mingi alustava startupi nagu nii-öelda selleks IT-meheks on oluliselt lihtsam kui olla see nagu päris founder, kes peab nagu kõik koos hoidma, on ju, et ma arvan, iga founder otsib sellist head IT-meest taga endale punti alguses. Päris huvitav lähenemine, jah, selles mõttes. Aga kui me räägime natukene kraad nagu kangemast inimesest, ütleme, et kellel on 10-20 000 investeerida, kas ta ikkagi peaks ettevõtlusesse investeerima nagu enda ettevõttesse? Ja siis järgmine klass nagu 50 000. Ja ma arvan, siis sõltugi nii palju rahast, vaid nagu sellest, mis ta teeb, on ju. Et kui sa oled kuskil riigiametis või kuigi see ei ole õige näide, sest mul tuleb kohe Raivo Ain meelde, kes oli Tallinna linnavalitsuses tööl ja siis Moonlightis selle CV keskus, on ju. Ja et tegelikult, kui sul ikkagi nagu, ma ütleks siis nii, et kui sul on tahtmine nagu väga rikkaks saada ja siis kui mingi põletav kirg on selle vastu, on ju, et siis sa pead ikkagi investeerima kas oma ärisse või mingi võimendusega asja. Kui sul on pigem see, et sa oled suht rahul sellega, mis on ja tahaks nagu stabiilselt, et siis siis sul tulevad sellised tavapärased investeeringud, on ju, et ongi nagu ala indeksfondid või mingid kinnisvarafondid või oma üürikorter või annad kuskile laenu või ostad võlakirjasid. Aga et nende kõigi puhul on see tootlusootus sul seal ütleme 8-12% aastas, on ju. See on isegi hästi, ma arvan. Võib-olla isegi või ütleks, et mingi Jüri Mõis ütles mingil koolitusel me olime koos, et kõik, mis on üle 0 on tänapäeval väga hästi nagu, et kui on juba 0%, see on okei. Pangakontol seisab siis. Ja, et tegelikult ütleme jah niimoodi, et mingi 6% on selline, et ostad Tallinna Vee ja ma ei tea, Tallinna 100 makset ja mõnda veel on ja saad seal oma dividend ja paar prossa aastas kasvab. Kui sa tahad seal 10+% teenida, siis sa pead ikkagi mingit väikest riski ka võtma. Aga et kui sa tahad nagu seal nagu consumer electronics oli 24% aastas saada, on ju, et siis sa pead ikkagi mingi visiooniga investeerima või mingi võimendusega. Et siis mulle ikkagi tundub, kui sa vaatad aktsiaturul, tundub nagu loogiline see, et sa validki mingi 4, 5, 6 firmat välja ja mille fänn sa oled ja mille tooted sa ise tarbid ja millest sa aru saad ja katsud nende sõiduga kaasa sõita ja võib-olla paned sinna siis sellise asja juurde, et sa näiteks see on ka investeerimise hästi oluline, et kas sul on ühekordne summa või sul tuleb raha peale, on ju. Et enamustel inimestel võiks olla nii, et sul tuleb raha peale kuskilt, et siis näiteks sa panedki nii, et ma panen täna nagu summa ära ja aasta hiljem panen teise poole, on ju. Et sa ei vaata niivõrd seda valuationit, vaid nagu pigem aega. Ja siis seal kõige olulisem on see, et sa neid võitjaid ruttu maha ei müü, on ju. Et seda on nagu nii lihtne rääkida, nii raske teha. Et enamasti inimestel kipub nii olema, et nad panevad raha juurde nendesse, mis miinuses on ja müüvad neid, mis nagu plussis on ja siis
siis sa võtad selle võimaluse ära, et sa sellele 50 kordistuvale Apple'ile pihta said, on ju. Et ma teen ise sama asja praegu Ampleriga, et mul on seal Thunderbeamis nagu positsioonid lahti ja ma neid kehvasid asju juurde pole ostnud, aga ma ikkagi Amplerit muudkui müün jupi kaupa nagu, et hakkasin 7 pihta, nüüd on 20, on ju. Mõtlen, oli vaja seda näppida nagu, et oleks võinud koodi ära unustada kuhugi ja kunagi keegi on ütlenud ka, Warren Buffett või keegi, et kõige parem investor on surnud investor. Ja see vist oli mingi uuring, ma ei tea, kas see päriselt oli, aga meediast käis läbi, et oli jah, need surnud ja kes olid parooli ära kaotanud, et aga ma nagu usun seda küll, et seal on 2 erinevat ja nad sageli on pigem vastuolus, et üks on nagu siuke entertainment ja adrenaliin ja see action on ju, ja teine on nagu pikaajaline tootlus. Et tegelikult, ja see on üks põhjus, miks oma ettevõte on hea, et sa ei saa seda oma ettevõtet nagu müüa iga päev on ju. Just. Et ma enda puhul on küll näinud, et ma login kuhugi kas või oma aktsiaportfelli või sinna Thunderbeami sisse, igav on ju, tahaks midagi teha, no vaatan, see on siin nii plussis, müüks natuke on ju, see on miinuses, seda võiks natuke juurde osta, et siuke timmimine ja tuunimine, aga et sellel tegelikult tootlusel on pigem nagu ma arvan halb mõju, et jälle mul tuleb abikaasa ostis kunagi minu soovitusel ja, või tema ise tahtis mina ütlesin, et siuke asi toimub, tema tahtis osta, aga oli Madara Cosmetics, mis on mingi Läti ökobränd vist. Kätekreem ja teate on ju. Et siis see läks börsile vist paar aastat tagasi ja ma mäletan, mis hind oli, aga tundus jälle kallis nagu ikka ja siis abikaasa kasutas ja fännas neid tooteid, et ostis seal paarsada aktsiat. Ja siis ta nagu ei kasuta seda LHV panka igapäevaselt, et ma arvan, et ta ei olegi paar aastat sinna sisse loginud ja siis me nüüd mingi paar kuud tagasi vaatasime, mis oli mingi 300% plussis, et pluss ta maksis dividende ka iga aasta, et ma täiega usun seda jah, et investeerimine on niisugune vähene üks, ja see ongi hästi raske seda hoomata, sest ta on nii vastuoluline võrreldes muude asjadega, et see on niisugune valdkond, kus mida vähem sa teed, seda parem, mida vähem sa tead, seda parem ja samas see juba on jabur, on ju, et üheski teises valdkonnas on nagu raske eeldada, et kui sa tahad head tulemust saada, siis ära hari ennast ja ära näpi, on ju. No see muidugi midagi peab ikkagi uurima, et kuhu sa investeerid, et võib-olla on see, et sa paned väga valesse kohta ja kaotad kõik, on ju. Jah. Natuke eeluuringut peab tegema. See peab nagu mingi hästi vähe aimdust olema, aga seal ma ütlen on niuke, et minu abigas on nagu hea näide, on ju, et ta tõesti võib-olla ongi kõige parem, kui sa mitte midagi ei tea, aga sul on keegi abiline, kes sul aitab selle nagu tehingu ära teha nii-öelda, on ju. Kuigi selle õppimine tõesti ei ole keeruline, on ju. Jah, tänapäeval eriti. Jaa, aga et mul on üks näide ka ühest sõbra abikaasast, kes ka midagi eriti ei tea, kes siis kogemata tahtis SP500 fondi osta, aga ostis kogemata nagu short SP500 ehk siis nagu vastupidise fondi. Lihtsalt sellepärast, et ta lihtsalt otsis nagu SP500, seal tuli nimekiri. Vaatas, et ta ei teadnud, mis see short tähendab, on ju, või inverse või mis ta oli. Et siis nii palju sa pead teadma, et sa mingit vale asja ei osta. Aga ma arvan, et kui sa nagu nii-öelda istud maha, räägid 5 minutit, intervjuu on ju, kellele sa maksad, mis toodetesse usud, et see sinu aktsiaportfell võiks nagu, mulle hästi meeldis jälle selle investori üks ütlus oli, et sinu aktsiaportfell võiks olla nagu sinu 10-15 aasta maailma siuksed ideaalse tuleviku visioon on ju. Et kui sa usud clean energy ja ma ei tea, ise sõitad autod on ju, et siis panegi Tesla sinna ja kui sa usud, et tulevik oleks nagu ma ei tea, kõik tulevikus sa näed, et inimesed ei viitsi enam poest käia, on kõik Amazon on ju, et siis pane sinna Amazon ja lihtsalt praegu on see kõik nagu võib-olla natukene mullis tänu sellele, et kõik teavad ja kõik teevad seda on ju, et oleks me aasta tagasi seda rääkinud, oleks parem olnud, aga see ei tähenda, et see nagu halb valik oleks, et lihtsalt sa pead arvestama, et võib-olla siis mingi hetk see huvi shiftib ja siis need aktsiad tulevad alla, aga et kui sa ise usud seda sama visiooni, et see on okei sinna juurde. Ja sisse. No tihti inimesed lähevad raha asjadega emotsionaalseks, et kui langes, siis tahaks juba kõik välja võtta, ei taha rohkem kaotada, et mis on sinu võti, et kas see ongi, et usu lihtsalt sellesse asja ja mine edasi või mis on see võti, et miks inimesed sisse peaksid jääma või kuidas nad enda emotsioonidest võitu saaksid? Hea küsimus, et see ongi tegelikult üks põhjus ka, miks on nagu hea, kui sa ei tunne huvi selle asja vastu või sa ei ole nagu teemas sees on ju. Et ikkagi isegi kui sa ma ei tea, mina olen ju lugenud ja tegelesin sellega 10-20 aastat peaaegu on ju, et siis ikkagi, kui sa vaatad seda portfelli ja ta kukub, sul on hästi lihtne mõelda, et võtaks praegu rahad välja, sest nii kindel on, et ta veel kukub on ju, et seal ju märtsis-aprillis oli kõigil oli kindel tunne, et sügisel ta on madalam, sest et oli ju näha, et sügisel tuleb teine laine ja kõik muu, aga et siis paraku sellel hetkel, kui kõigil on selline tunne, et ta kindlasti kukub, et siis juba kõik jõudsid ära müüa, on ju, et ma sain kevadel ise täpselt põhjale pihta vist, kui ma müüsin Tallinna Vett ja Eftenit ja midagi, et suhteliselt
raske on seal tolles hetke emotsioonis nagu häid otsuseid teha, et siis kõige lihtsam lahendus on see, et sa ei näpi, ei vaata, on ju, et noh, nagu mul abikaasa on ju, et mina ega tema ei tea, mis see Madara aktsia kevadel tegi, sest me ei vaadanud seda, on ju. Või siis on see, et sul on mingi, noh näiteks nagu mul on 3. sammas on ju, et mul läheb iga kuu mingi raha sinna. Jällegi, kuna ta on indeksfond, ma tean, et ta nagu nulli ei lähe, on ju. Et vaat see on see risk selle üksikinvesteeringuga, et kui oletame, et sa valid mingi vale ettevõtte ja ta justkui läheb pankrotti või hääbub, on ju. Mingi Hertz siin käis kuskil. Või Tallinkis sa oled pannud, on ju, et, siis, et mingi asi, mis saab väga, sellepärast sul peabki olema 5, 10, 15 aktsiat, mitte ainult üks, on ju. Aga et kui see kõrvale jätta, et siis ja näiteks sama indeksfond, et siis sa tegelikult tunned mõnu, kui aktsia või see langus on, ju, et saad sinna juurde panna. Ja kuna sa iga kuu seda teed, siis sa ei stressa, aga kui sa ei ole sellised väga kindlad reeglid teinud, siis kipub nii olema, et sa ootad seda aega, kus ta veel võiks langeda. Kui see aeg ära kaob, siis sa vaatad, et kurat, teil oli juba odavam kui täna, on, et mis ma enam täna ostan, et küll ta kukub veel. Ja siis see ongi see, et 10 aastat hiljem vaatad, et jäi see hull põhi kasutamata, on ju. Et ma arvan jah, et seal on kõige lihtsam nii teha, et sa valid ettevõtted või siis indeksfondi, mille fänn sa oled, paned selle autopiloodile ja keskendud siis pigem nagu raha teenimisele, mida sinna suunata. Et tegelikult kui mina saan, oletame, et mina panen iga kuu tonna kõrval, on ju, sina paned sota kõrval iga kuu ja mina hullult, või mina ei tee midagi investeerimisega, on ju, et ma lihtsalt panen selle 1000 kas indeksfondi või siis valin endale 10 lemmikaktsiat ja panen sinna, on ju. Ja sina iga kuu või iga päev analüüsid ja loed igast äripäevu ja foorumeid ja vaatad neid B-suhteid ja üritad seda 100 eurot nagu paigutada, on ju. Et siis sul on suht võimatu võita, on ju, et see värske raha nagu lihtsalt killib su igal juhul ära. Isegi kui see annaks mingit nagu positiivset tulemust, see, et sa päev otsa tegeled sellega. Aga minu meelest enamus uuringud ja statistika näitavad, et see pigem mõjub halvasti, on ju. No muidugi, kui sa nii väikest summadega veel müüd, ostad vahetada, on ju, sulle annad pangale nii suured rahad. Isegi kui sa selle kõik kõrvale jätad, et sa lihtsalt treidid üle, on ju, ja et sa ikkagi kipud liiga palju otsuseid tegema, on ju, et see aktsiate investeerimine on selles mõttes huvitav, et mida vähem sa tead, mida vähem sa teed, seda parem. Nüüd natuke aktsiatest ja investeerimist kõrvale minnes, et kindlasti sa ütlesid ka mõne languse trendi oled ära tabanud ja valel ajal müünud, on ju, et täitsa põhjas, aga kuidas sellest tulevad mingid halvad emotsioonid, kuidas sa nendega tegeled? Et kui inimene teebki mingi vale otsuse, kaotas väga suure rahasumma, et kas sul on endal mingi protsessid välja mõeldud, kuidas sa üle saad sellistest probleemidest ja sarnastest võid ka äriprobleemidest rääkida, et ikka tuleb sellised asju ette, et mida sa teed, et ikkagi fookust olla? Mina ikkagi sellised suuremad kaotused olen saanud kas laenu andes või siis aktsiates, et kinnisvaras on mingid väiksemad asjad, kus me oleme, ma ei tea, pea ees sisse hüpanud ja siis aru saanud, et see ikka ei olnud hea tehing ja siis mingi raha lossi vastu võtnud, on ju. Midagi väga suurt pole seal olnud. Laenudes on nagu see, et noh, see on nagu alati valik, et kas sa üritad sõdida ja mingi kohtutäiturite inkassodega nagu edasi minna või lihtsalt loobud sellest, on ju, et see pigem ongi siuke emotsiooni küsimus, et ja sageli on see, et see inkassode asjadega raha koju toomine läheb kallimaks, kui see asi väärt on ju, et sõltub summast ka. Et seal ma olen siis lihtsalt mõnes mõttes nagu leppinud, et ma korra aastas kannan need asjad nagu just kui enda jaoks maha ja olen siis rõõmus, kui sealt midagi tagasi tuleb ja ma tegin nagu sellise reegli, et ma ikkagi nagu ilma tagatisteta ei anna enne laenu, kui ma olen selle kodus läbi rääkinud mingi oma perega või et keegi teine osapool ka pruubib seda. Ja aktsiates mul kõige suuremad kaotused on nagu lühikeseks müümisest, et paar aastat tagasi ma müüsin mingid vist nafta või mingid kulla võimendusega aktsiaid lühikeseks ja ta oli selline matemaatiline tehing, et noh, teoorias oli mul õigus ja olekski olnud õigus, aga lihtsalt see variatsioon oli nii suur, et ajas hirmu peale. Ja siis see suvi oli mul siis see, et ma kevadel üldise portfelli tasakaalustamiseks müüsin nagu oma Apple'i maha ja lühikeseks ka ja siis Teslaga lühikeseks. Ja seal on siis võib-olla see põhireegel võiks olla see, et sa paned alati, noh tegelikult see on iga investeerimise põhireegel, et sa alguses paned selle nii-öelda maksimum lossi või kui palju sa oled nõus riskima sinna positsiooni, on ju. Et kui sa midagi ostad või nii-öelda pikk positsioon on, et siis on hästi lihtne, et see raam sa sisse paned, noh võid kaotada, on ju, et ma arvan hästi hea rusika reegel, et just. Ja pidi ka emotsioonidele hästi mõjuma, et kui sa investeerid, et siis nagu kanna see raha just kui enda jaoks kohe maha. Et you don't have this anymore, et see raha on läinud, on ju, võib-olla tuleb kunagi tulevikus tagasi, võib-olla ei tule, aga et
ära nagu iga päev konverteeri seda investeeringut leivaks ja mingiks jalgrattaks. Aga lühikeseks müümisel on siis see, et sul on nagu justkui nagu sa oled avatud selle lossile, et see loss võib nagu 2 või 3 kordistuda, on ju. Ehk siis, kui see aktsia nagu jätkab kallinemist, siis sinu see summa läheb järjest suuremaks. Ja ta on selles mõttes hästi emotsionaalselt ebamugav ka, et tavaliselt, kui sa nagu positsiooni valesti võtad, siis sul ju positsiooni nagu maht väheneb ajas, on ju, et kui ma ostan täna 10 000 eest Apple'i aktsiat ja Apple hakkab kukkuma, on ju, kukub 50%, siis mul on nagu 5000 eurot seal sees, on ju. Ehk siis see osakaal mu portfellist jääb järjest väiksemaks. Kui sa oled vastupidi, et siis see portfellis läheb osakaal järjest suuremaks, on ju. Ja et mul oli seal 150 aktsiat enne splitti lühike. Ma arvan, mingi keskmiselt 400 peal, nii et see on siis, sain $60,000 nagu kontol, on ju. Ja siis ma panin endale, tundus üldse jabur selle hetkel, et miks see Tesla peaks üldse tõusma, on ju, et nafta läks mega odavaks ja tööpuudus ja kõik see, et viimane asi, mille peale inimesed peaks mõtlema, on nagu mingi keskkonna rohevärk, on ju, et sul on nagu tööd ei ole ja majandus hääbub, on ju. Naftat anti pool muidu ära, autosid pakuti nagu odavalt, on ju. Et siis sellel setup tundus nagu hää ja pluss see Tesla endine tõusutrend oli nagu ära murtud ja oli siuke kiire crash juba esimene laine nagu ära olnud. Ehk siis ma nagu väga ei uskunud üldse, et mingi tervist tõusu saab olla, mis on juba ohumärk, on ju, aga et siis ma enda jaoks panin nagu siukse maksimum lossi nagu, kui ta läheb 1000 peale, et see oli see eelmine tipptase, mis tal oli olnud, on ju. Ja siis ma vaatasin Excelis, et okei, et kui ma siin 400 pealt shortin ja 1000 pealt kinni panen, et siis ma saan sealt siis oli mingi 80 või 90 000 $, lossi nagu, on ju, et siuke. Aga see tundus nii teoreetiline seal Excelis, on ju, et ma nagu väga läbi ei mõelnud. Ja siis, kui ta hakkas sinna nihkuma sinna suunas, on ju, et siis on see, miks öeldakse, et seal shortimisel sa peaks tegelikult panema endale nagu hard stopi, ehk siis sa pead selle orderi juba sisse panema, et sul ei ole võimalik ennast stop pluss positsioon ootama panema. Ja, et kui põhimõtteliselt, kui sa olid vale ja see hind sinna liikus, on ju, isegi kui ta ainult puudutas seda taset, et siis sind müüaks automaatselt välja, et sa väldid seda, et sa hakkad ise nagu ennast nagu ümber mõtlema, on ju, ja nagu ütlema, et okei, et kurat, ta on 400 pealt 1000 peal ainult, kus ta enam saab väga tõusta, et nüüd ta enam ikka ei lähe, on ju, ja paned veel juurde ja nii edasi. Et ma nagu kirjutasin sellest pikemalt lahti ka seal uues raamatus, et see oli siuke üks silm nutab, teine naerab, et ta nutab sellepärast, ma sain korraliku lossi, aga ta naerab, et ma ikkagi enam-vähem hoidsin distsipliini ja lihtsalt see algne setup oli veits vale, aga no ma mäletan, mul oli nii mitu korda, kus ma mõtlesin, et peaks nagu all in minema, et nagu ikka juurde panema, et kus ta enam saab liikuda. Ja et see oleks suht siuke fataalne lidakas olnud sellepärast, et praegu Tesla on vist 800 ja ta on 5-kordse splitti tegi, on ju, ehk siis korruta 5-ga, see on siis 4000, on ju. Mina shortsin 400 peal, ehk siis 10-kordistunud, et ma peaks praegu ostma 4000 aktsiat 800-ga, on ju, mis see teeb siis 600 000, on ju, et ma sain 60 000 ja ma pean välja käima 600 000 ehk 540 000 lossi, on ju. Oleks pidanud ikka mingid asjad ära müüma, et seda ära maksta, on ju. Ja see on selles mõttes siuke hästi rõve, vaata, et tegelikult siin vahepeal ei ole mingit väga head kohta välja exitiks olnud, on ju, et on suht sirgjooniselt näinud, et see Eloni tweet oli hea koht, et sealt ma sain nagu välja, aga et siis selles mõttes see nagu mõnes mõttes aitas mind nagu ka seda lossi emotsionaalselt nagu händida, et ma tean, et see tegelikult oli õige otsus, on ju, et muidu oleks see loss palju suurem olnud. Ma arvan, see oleks emotsionaalselt raskem olnud, mida ma ka kartsin kinni pannes, vaata, et ma panen ta täpselt kinni tonna peal, on ju, ja siis ta kukub sealt nagu 0 või 100 peal, on ju. No seda kunagi ette ei tea, aga et see on alati siuke emotsionaalselt, kui sa vähegi treidid või kaupled või mingid tehinguid teed, et siis seal on nagu selline, üks on nagu loogika ja teine on selline, et sa ei taha endale halba enesetunnet ja inimesed sageli kõige rohkem kardavad seda, et nad jäävad nagu lolliks, on ju, et sa teed nagu, et sa just nagu müüd põhjas või ostad tipus, on ju, et seda nagu karta. Et siis tuleb sealt ikkagi nagu need emotsioonid selles mõttes välja võtta, et panna endale mingid reeglid paika, et kui sul on kas lühikeseks müümine või mingi lühimaajalisem kauplemine, kui sa ostad Apple'it selle mõttega, et hoian 10 aastat, on ju, et siis ma arvan, seal peaks põhiline reegel olema lihtsalt see, et sa ei tohi seda müüa enne kui 10 aastat, on ju, või enne 5 aastat või midagi. Olgu ta -90 või +900, on ju, et see on nagu nende krüptode ja bitcoinidega minu meelest suur asi, mida inimesed on nagu, kes on sinna raha, paljud ju panid sinna raha nagu mingi, ma ei tea, 100 peal või 200 peal, on ju, et praegu on 40 000 või ma ei tea, 35 000, on ju, et see võiks eeldada, et mingi ilge papp on kõigile tulnud, aga
et seal enamasti siis, kui ta 100 pealt 200 peal läks, siis cash isid välja juba, on ju. Et see on nii pika perspektiiviga, aga sa arvad, et see kasvab veel kõvasti, enne? Ma eeldan. Ma ei tea, ma igaks juks võtsin nüüd aasta alguses positsiooni nagu all time highs tipu peal, on ju, et olla valmis lolli näoga vaatama, kui nulli kukub, aga et ma katsun hästi seda mõtet nüüd hoida, et ma ei pane mingit hinnasihti, vaid nagu ajasihti, et ma järgmised 5 aastat ei näpiks. Aga seda on jälle raske teha, ma juba ütlen, et ma ei tea, kas sükst raamatut olen lugenud nagu Anthony Robbinsi see Unshakeable, et seal on ka hästi hea siuke põhimõte minu arust, seal ongi just räägib indeksfondidest ja siukest lihtsast investeerimisest igale inimesele, et paneb sinna sisse ja kogu aeg panebki juurde ja vahet ei ole, et käib mingi crash ära, 30% on miinuses, aga tuleb uuesti üles, et nagu nii aastas on mingi 10% keskmine olnud juba 100 aastat indeksfondidel, et noh. Ja indeksfondiga ongi seda kõige lihtsam teha ja omakorda ma arvan, meie keskmine kuulaja peaks ta tegema läbi 3. samba ja 2. samba, on ju, et see 3. samba indeksfond on nagu siuke kõige esimene samm, mis võiks olla igal inimesel, kes palka saab, et hästi siuke mugav. Paned iga kuu, kui sul on väga vaja, on ju, saad alati välja cashida selle, maksad oma tulumaksu ära. Aga kas sa arvad, et kõik inimesed peaksid investeerima? Ilmselt mitte, et see on siuke, et inimesi on erinevaid, on ju, et on inimesed, kellel investeerimine võiks olla see, et saab oma mingi laenu makstud või et kui me räägime investeerimisest nagu selles võtmes, et mingid varasid või investeeringuid osta, et siis ma arvan, esimene samm võiks olla see, et sa lood endal mingi sissetuleku, ehk siis kui sa nagu nullist alustad, et siis jällegi tasub algus investeerida sellesse enda sissetuleku loomise oskusesse või oma ettevõttesse. Et Dave Ramsey, kes on USA-s siis siuke finantskoolitaja, temal on hea siuke ütlus, et su kõige suurem finantsvara on su sissetuleku teenimise võime, on ju. Ehk siis kui on noor inimene, kui ühel juhul sa saad 1000 eurot kuus palka, teisel juhul saad 4000 eurot kuus palka, et siis see on kõige suurem nagu erinevus sul elus, on ju. Ehk siis võib-olla esimene investeering võiks olla sinna ja siis järgmine investeering võiks olla see, et kui sul on mingid võlad või laenud, on ju, et nendest lahti saada. Ja siis mõnes mõttes võiks sul olla ka mingi selline bufferfond või cash balance või siuke mingi nagu musta ilma vihmafond, on ju. Ootamatusteks. Ja, et noh, teoorias sa saad nagu seda indeksfondi või mingit aktsiaportfelli ka kasutada selle jaoks, aga see kipub olema ebamugav, et näiteks siin samas märtsis oligi nii, et mul endal korraks jooksis kogu see likviidsus nagu kinni, et põhimõtteliselt see konto, mida ma tavaliselt kasutasin, nii et sealt sai kiirelt laenu võtta, kuna see oli aktsiad, on ju, et siis need aktsiad kukkusid hästi kiirelt, hästi palju ja siis see broke või maakler omakorda tõmbas need laenumäärad nagu üles igaks juhuks, kuna tagatismäärad siis, et siis no see on peaaegu niimoodi, nagu öeldakse, et pankurid annavad siis laenu või annavad siis vihmavarju, on ju, kui vihma ei saja ja siis kui siuke padukas on, siis tõmmatakse igaks juhuks tagasi, et selles mõttes märtsis ma sain täiega aru, kui mõnus on lihtsalt 20 000 kontol nagu, et mingi 6 kuu raha, eriti kui sul lapsed on, et ma arvan, mõistlik, et ma seda arvan ja siis võid investeerima hakata. Aga noh, paljud inimesed või mitte paljud, aga ma olen kuulnud inimesed ütlevad, et pane võlakirjadesse mingi osa, et sa saad sealt välja võtta selle hetkel, kui on vaja seda raha, et mis sa sellest arvad? No märtsis oligi selles mõttes põnev, et näiteks ühisrahastus jooksis ka kinni, on ju, et paljud investeerisid Mintuses sellise strateegiaga, et panid sinna lühiajalistesse laenudesse ja et seal oli justkui see, et need rulliti mingi, et sa said selle raha suht kiirelt tagasi, et siis seal nagu minu meelest pandi ka need ei saanud ka? Ja, holdi, et ja minul endal olid antud välja mingid laenud, mis oli umbes siukse jutuga, et noh, teeme aasta lepingu, aga kui vaja on, saad varem tagasi, on ju. Ja siis tollel hetkel nagu kõigil oli see, et praegu nagu ei saa tagasi. Muidu saab, aga praegu muidu saab, jah. Ja ma mäletan, samamoodi oli mul endal, et mul oli paar laenu, mis mina olin võtnud, mis oli ka niimoodi, et noh, põhimõtteliselt me olime omakorda kokku leppinud, et nagu üldiselt aastane leping, aga kui väga vaja, saad varem ka tagasi, on ju, ja siis samamoodi, et nemad kõik tahtsid sellel hetkel tagasi saada, et see siuke seal märtsi 12–14 märts nagu oli selles mõttes hästi huvitav, et kõik raha, mis mina olin välja andnud, kus ma lootsin tagasi saada, läks nagu lukku, ei saanud, on ju, ja kõik, mis ma olin ise öelnud kellelegi, et noh, kui sul vaja on, siis küsi, on ju, aga neil kunagi on vaja läinud, on ju, siis tollel hetkel kõigil oli vaja, on ju, et see oli siuke nagu veits kinni jooksnud tunne, on ju. Et jah, selles mõttes oli põnev siuke kiire kursus likviidsus olulisusest. Aga see õpetab tavaliselt palju siuksed olukorrad, vähemalt minu hinnangul,
et ongi, sealt tulevadki uued põhimõtted võib-olla ja mingid eks see jällegi on ikka huvitav, on ju, et kui sa oleks sellel hetkel nagu öelnud seal 13. märts, et kuule, et ma ei tea, 6 kuud hiljem räägime sellest ja kõik on hästi jälle, on ju, et see nagu tundus nii siuke lõplik see kinni-jooksmine või siuke, et nüüd algab uus masu, on ju, ja sest ikkagi sa nagu võtsid seda, mis oli 2009, kuidas pangad käitusid, kõik see, kuidas varad käitusid ja siis tõstsid selle nagu tänasse päeva, kus turud olid palju kõrgemad on ja nii edasi. Aga et see kriis oli nagu hästi teistmoodi, et põhimõtteliselt pangad ütlesid, et pole probleemi, on ju, et ära maksa, kui ei taha võtta laenu juurde veel, on ju, et me seal märtsi just mingi keskel refinisime mingi Elva korterlaenu ära nagu, mida ei olnud enne kriisi saanud, siis seal kriisi ajal sai nagu, et siuke, et pangad olid nagu hästi-hästi lahked ja omakorda siis need aktsiaturud ju põrkasid hästi kiirelt tagasi. Aga jah, et ma nagu olen ikka üritanud seda õppetundi nagu meeles hoida, et ma mõtlesin ja kartsin üle ka, et see hirm oli kellegi liiga suur, et sageli seal turu põhjas ju hirmul on ka suured silmad, on ju, et tegelikult seal nii hull ei olnud, aga lihtsalt see tunne oli küll siukene, et ma mäletan seda tunnet, kui ma mõtlesin, et reaalselt nüüd ma pean kõik oma asjad seal nagu siin turu põhjas ära müüma, on ju, et siuke ebamugav tunne. Et selles mõttes on hea meeles pidada neid. Aga kuidas sa motiveerid ennast nagu edasi minema sellises olukorras, et lihtsalt sa tead, usud sellesse, et mis sa teed on õige või kuidas sul? No see hästi oleneb, et kas sul on mingi aktiivne business, kus sul ongi see, et sa saad nagu helistada uuele kliendile on ju ja ma ei tea, lepid tiimiga kokku, et paneme edasi on ju, või sul on mingid investeeringud, kus sa ise nagu väga midagi mõjutada ei saa. Et minul oli nagu seal see lahendus see, et ma tõstsin endale põhimõtteliselt 24 tunniga 200 000 kontole nagu, et mul oleks lihtsalt siuke puhver on ju. Et ma olin nagu suht kindel, et see krahh nagu alles algab seal on ju, et see oli siuke eelmäng ja et siis oleks nagu puhvrit nii enda laenumakseteks, kuna meil nendel kinnisvaraportfellidel on nagu igakuine laenumakse, pluss oleks siis nagu võimet mingid varasid odavamalt kokku osta. Ja ma maksin tegelikult suht kõrget intressi selle raha nii-öelda kogumise eest, pluss ma müüsin siis oma varasid nagu mingid Tallinna Vee ja Eftini aktsiad suht tagantjärgi vaadates odava hinnanga on ju. Aga et tollel hetkel tundus see nagu hästi hea lahendus, et ma panen laskemoona valmis on ju, et vaata eelmine kriis, kui sa 2009 seal nagu pärast esimesi kukkumisi endal laskemoona valmis panid, see oli hästi õige lähenemine, sest seal oli väike põrge ja siis langus jätkus on ju. Ja teoorias me võime väita, et võib-olla praegu ka on alles see põrge on ju, et võib-olla see põhilangus veel tuleb, et ei tea seda on ju, aga see põrge on nii võimas olnud on ju, et praegu võib igal juhul öelda, et see oli tagantjärgi nagu vale, et oli just too koht, kus oleks pidanud nagu laenu juurde võtma ja cashi vähendama. Aga jah, et ja siis võib-olla mis nagu aitab seal raskest kohast nagu edasi minna ongi see, et ja mis on kasulik sellel ongi see, et sa nagu mina vähemalt mõtlesin seda, et ma ei taha nagu nii sellist olukorda enam väga võtta, kus nagu mingite asjade kokku langemisel võiks nagu mingid väga halvad riskid realiseeruda, on ju, et ikkagi hea on hoida mingit eraldi puhvrit. Et see oli üks pool ja teine pool on siis meelde tuletada, et sul on alati see nii-öelda aktiivsed inimese tuluvõime, on ju, et mäletan, kui ma noorem olin, siis meil ise raamatuid USAs müüsin või pärast seda, et siis ma alati mõtlesin, et kui kõik ärid nagu tuksi lendavad, et see on alati see võimalus, et sa võtad selle raamatukoti ja lähed jälle USAst, et suve USAs on ja teenid jälle endale raha tagasi, et see tegelikult annab nagu hästi siukest kindlust, et kui keegi alustab oma ettevõttega ja ta teab, et tal on näiteks mingi palgatööoskus olemas on ju, et siis tal on alati see back-up olemas, et sul ei ole midagi kaotada on ju, kui õhku lendab, saad alati minna uuesti palgatööle. Või freelance'ida või mis iganes teha, et ühe mehe ettevõtte pidada. Kui palju sa täna ise hands-on teed, ma sain aru, et sa oled mõnes äris niimoodi osanikuna sees ja nii edasi, et ma tahaks teada, kuidas sa enda aega planeerid, et kodule perele jääks, et sul on 3 last, pead ju kodus ka olema ja samas kõik need ärid siis, et kuidas sa oled üles ehitanud enda? Ega ma väga hea ilmselt selles ei ole, aga mul on nagu, ma arvan, see on isegi halb, aga mul on nagu eeskujuks või siuke, mulle meeldib ja on investeerimises suur iidol on Warren Buffett ja temal on nagu selline aja juhtimine, et hoiab oma kalendri tühja, et tal nagu ei ole midagi väga sinna seatud on ju ja siis teeb, mis parasjagu vaja teha on ju. Et see on nagu üks lähenemine ja teiselt poolt on mul siis see Southwesterni raamatumüügi koolkond, kus me planeerisime nagu terve aasta tunni kaupa ära on ju, et see on siuke vastandlik. Et siis ma arvan, üks parimaid lähenemisi on see, et mul on nagu mingi päeva fookus, et mul on mingi päev näiteks teisipäeviti, kui ma olen siin Scandiumis käinud, enne koroonat, kui me käisime rohkem kontoris. Nüüd on muidugi hästi lihtne, et nüüd sa saad kõike kodus teha. Aga enne, kui oli kontoripäev, et oligi üks päev, kus ma tegin neid asju. Ja
ja siis ma olen nagu mõelnud, et ma üritan vältida nagu selliseid asju, kus ma istun mingil miitingul ja ma tunnen, et ma tegelikult ei taha seal olla, et nagu olla enda vastu rohkem aus, et tavaliselt, kui ma ise tunnen, et ma ei taha seal olla, siis ma ei ole ka mingi eriline hea lisandväärtus, on ju, et tegelikult võib-olla üks hea mõte on see, et sa katsud võimalikult varakult aru saada, mis on need asjad, mis sulle meeldib teha, mida sa siis suuremusega teed hästi ja siis keskenduda neile. Et praegu ma ise tunnen, et minu siuke suurim value add nagu kõiges ongi nagu mingid esinemised ja raamatu kirjutamine, on ju. Pluss siis on mingi igapäevane e-maili vastamine, aga ja siis seal näiteks selles Scandiumis või Everhouse'is me oleme mõlemal teinud niimoodi, et ma olen seal mingitel korra kvartalis või mingil siuksel strateegilisematel miitingutel, mis on natuke nagu nõukogu-laadne lähenemine, on ju, et sa ei ole selles igapäeva juhtimises sees, aga sa oled selles nõukogus. Ja perega on ka nagu see, et kuna nüüd lapsed käivad lasteaias, väiksemad ja vanem käib koolis, et siis põhimõtteliselt oluline on, et mul oleks nagu hommikul ja õhtul aega ja nädalavahetusel, on ju, et siis päeval saad nagu nii oma asju teha. Tundub siuke natukene clashiv omavahel, aga ma olen näinud, et paljud edukad inimesed teevad seda, et neil on mingid kindlad fookuspäevad, nagu et sellel päeval seda, teisel päeval toda, et ja no näiteks see raamatu kirjutamine on ju see, et mulle teda meeldib teha, aga ta on nagu selline love-hate suhe, on ju, et mul läheb umbes, võib-olla ei pea minema, aga mul on siuke belief või uskumis, et nii on, et mul läheb mingi pool tundi kuni tund, et nagu fookusesse saada. Ja siis ei ole mõtet nagu teha tunni kaupa päevas. Kui mul on näiteks tunnine auk, on ju, enne kui ma siia tulin, mul oli tunnine auk, on ju, et siis ma tean, et kui ma selle fookust kätte saan, siis ma ei saagi midagi teha, on ju, et siis ma pigem üritan nii teha, näiteks kui ma seda rikkaks saamise õpikut kirjutasin, et see on valdavalt kirjutatud nagu vara hommikul ja hilis õhtul, on ju, et päeval on ikkagi mingid siuksed, keegi helistab või mingi e-mail, aga ma arvan, see tuli ka sealt One Thing raamatust, aga et sul on hea nagu hoida mingit kreatiivset aega, kus sa nagu telefoni välja lülitad või sul ei ole mingid miitinguid päevadsa. Et ma arvan, mida rohkem sa oled kas mingites ettevõtetes või juhtimisval kohal, et sul on hästi lihtne terve päev täita miitingutega ära, on ju. Ja need miitingud on enamasti sellised, kus midagi väga kreatiivselt ei tule, on ju, et siis võtta see ja siis siuke põhimõte või task list, et see mulle ka meeldib, et sul on mingi fookus nädalaks või kvartaliks mingites valdkondades ja siis task list on ka nagu see on üks huvitav idee, ma pole seda ise teinud, aga et sa paned 5 või 10 asja, mis sa teha tahad ja siis nagu randomaisid nad ära, et tavaliselt ma üritasin alati panna nagu kõige tähtsam kõige enne, aga sageli see kõige tähtsam on siuke mitte kõige meeldivam, on ju, et siis seda on lihtne nagu edasi lükata, et okei, ma teen enne, kui ma hakkan seda kõige tähtsamat asja, ma teen veel paar e-maili ja käin trennis ära ja nii edasi, on ju, et siis see jah. Ma olen viimasele ise sükest asja praktiseerinud, et teed nagu low hanging fruit, et sa võtad need kõige siuksed asjad, mida sa saad kõige lihtsamini teha, need paned kuskile sinna ossa just päevas, kus sa ei viitsi midagi teha ja kõige raskemad asjad kõige ennem nagu ära ja siis loomulikult need fookuspäevad, ma arvan, et see on nagu kuld, et sa võtadki ühe päeva, et okei, nüüd ma teen seda, et muidu ettevõtjana ka suudad kõik ära täita endal plaanidega, teised tahavad ka sinu käest kogu aeg midagi ja see sinu fookus hajub ära, et sa ei tee tegelikult neid tähtsad asju, et sa võtad selle fookuspäevad, et see tähtsa asja nagu seal päeval ära. Jah, see on mingi hea põhimõte, on ju, et on nagu halb teha väga hästi asja, mida pole vaja teha, on ju, et siis pigem proovida rohkem energiat panna sinna mõelda, et mida on vaja teha. Et ma tean, praegu mul on nagu kõige tähtsam fookus saaks raamat valmis saada ja hoida oma seda 3 korda nädalas trennigraafikut, on ju, et siis ma pean nagu nendest lähtuma. Sa juba käisid mõned nimed läbi, keda sa ise jälgid ja kes on sinu nii-öelda eeskujud, aga kas sa tahad veel nimetada mõned raamatud, podcastid ja inimesed, et keda meie kuulajad võiks ka jälgida? Kui me investeerimisest või sellest raha asjast räägime, et siis ma arvan kõik Eesti nüüd investeerimisklubi podcast ja Äripäeval on oma podcast ja LHV-l, et need on kõik toredad kuulamised ja ongi vist mõtlen see, mis Kristi Saare ja Tauri Alas teevad. Investeerimisraadio. Investeerimisraadio. Aga siis mulle hästi meeldib veel Henrik Roonemaa, Taavi Kotka teevad Restarti, et see on äge podcast. Ja siis inglise keeles ma kuulan ongi Motley Foolsi Rule Breakers podcast, et see on olnud väga hea. Siis niimoodi meelelaudsena ma kuulan seda Jim Crameri Mad Money hommikuti tööle sõites ja siis CNBC-st on nagu see hommikune tund ka podcastina, et varem seda nagu ei olnud. Aga raamatutena ma arvan, mul endal oli ülikooli, kui ma alustasin siis esimesel kursel, siis ma kuidagi sattusin lugema seda Warren Buffetti teema kohta rohkem ja et neid kirju kiideti.
ja siis ma lugesin neid kirju, ma ei saanud mitte sittagi aru nagu, et siuke tõesti nagu sõnadest said aru, aga sellest lause mõttest või tähendusest ei saanud ja paljudest sõnadest ka ei saanud aru. Ja siis ma kuidagi panin endale siukse eesmärgi, et kui ma ülikooli lõpetan, et siis ma tahan nagu aru saada täpselt nendest. Ja ma neid kirju seal lugesin, ma arvan, mingi 10 korda vähemalt olen läbi lugenud. Aga et see on siukene äge, ma arvan, väljakutse või noh, nagu väga kasulik, et kui ei ole lugenud, et siis sealt Kodukal on nad minu meelest aastast mingi 1975 või midagi säärast, aga kui netis otsida, et siis leiab need varasemad kirjad ka ja mingi vant tegi sellest raamatu ka, nii et see on vähemalt e-raamat on olemas, see on mingi 4000 lehekülge korralik. Aga põhimõtteliselt kõik need kirjad alates 65. aastast ja siis keda veel eriti huvitab, siis on olemas ka need partnership kirjad, mis olid enne 65. kui tal siis oli nagu selline kinnine investeerimispartnership. Aga et need kirjad on selles mõttes äge, et ta alustab sellest, kui see ettevõtte aasta kasum oli paarsada tuhat vist ja ettevõtte väärtus oli paar miljonit ja siis noh, praegu on 550 miljardit on ju, et selline äge teekond, et põhimõtteliselt 40 kirja, 40 aastat on ju ja sa näed siis nagu ajas, kuidas mingid trendid on muutunud ja mõtted on muutunud ja seal on nagu palju hästi sellist tööstusharu spetsiifilist ka, eelkõige kindlustuse teema, aga ma arvan kokkuvõttes on selline, et ma olen kunagi mõelnud, et sellest saaks ägeda õppeaine või siukse kursuse panna on ju, et sul on nagu mingi kodutöö on need kirjad läbi lugeda ja siis 10 korda saame kokku arutame, mis me sealt õppisime, et ma arvan, see on siuke väärt lugemine. Ja teine, mis ma olen noortele soovitanud, kui ma olen kuskil esinemas käinud, on just ettevõtluse mõttes on see Shark Tanki YouTube'iga, need on vist YouTube'is, ma arvan, saada. Okay. Jah, Shark Tanki. Ehk siis need nagu ideed ja pitchid seal, et see on siuke äge. Mõned pitchid on ikka väga lahedad seal ja ma vaatan neid lihtsalt et sealt saab ägedaid ideid on ju, et ma arvan, päris paljud nendest on sellised, mida võiks nagu, kui keegi viitsiks ja tahaks, võiks vabalt nagu sellise, noh, vähemalt ühe mehe ärina, aga võib-olla ka mingi suurem asjana Eestis teha. Et ma ise olen käinud õpilasfirmade laadal, nüüd ma olen seal žüriis olnud paar aastat, et siis iga aasta ma vaatan, seal on ka vähemalt 2 või 3 ideed, mis võiks olla sellised, et kui et ilmselt ei ole unicorn, ilmselt ei ole 100 miljonit ka, aga nagu mingi paarsada tuhat sellega teenida tundub suht tehtav nagu, et põhimõtteliselt võib õpilasfirmade laadal ka ideid varastamas. Hea koht. Aga inimestest veel, keda sa jälgid? Või kes on sinu eeskujudeks olnud? No ma arvan ikkagi see Warren Buffett elulugu on mul siuke lemmik. Siis Seppo Saari on Soomes üks selline aktsiainvestor, et tema mõnes mõttes oli kõige esimene selline investeerimisraamat, mis ma lugesin keskkoolis, kus minu nagu huvi üldse aktsiate vastu alguse sai. Ja see oli hästi huvitav, et ta oli siuke grand old man Soomes investeerimises, et tema raamatud on seal enim trükitud ja loetud ja siis kui keegi oleks mul keskkooli ajal öelnud seda, et vaata Jaak, et 20 aastat hiljem käid tal külas kodus ja Soomes ja saad taga juttu ajada ja pilti teha, et siis see oleks nagu suht ufo tundunud. Et siis eelmine aasta Äripäev tegi tast loo sinna investeerimisajakirja ja siis me käisime tal Soomes külas ja et ta on selles mõttes ka äge tegelane, et ta on eluaeg investeerinud, eluaeg sporti teinud, väga häid mõtteid talt saanud. Tal oli eelmine aasta ka elu parim aasta, et ta teenis eelmine aasta rohkem kui terve ülejäänud eluga kokku, et tal oli vist mingi 80% portfellist oli Nasdaqi indeksis nagu. Et see kerkis 40% aastaga ilma, et midagi teinud oleks. Et see on jälle siuke, selles mõttes hästi äge, miks mulle investeerimine meeldib, et on siuke, vaata, me rääkisime eriline on ju, et midagi tegema ei pea, mida vähem tead, seda parem. Ja ta on nii, et mida vanemaks sa saad, seda parem on ju. Ja see põhimõtteliselt oma elu viimastel aastatel teenid rohkem kui kogu ülejäänud eluga kokku. Sest sul on kõige suuremad summad sees. No jah, sest et kui sul raha kahekordistub on ju intressina, et siis iga kahekordist, see on niuke hästi lihtne matemaatika, aga mul läks mega kaua aega enne, kui ma nagu omaks võtsin selle või sain aru sellest, et põhimõtteliselt iga kahekordistumine tähendab, et see järgmine kahekordistumine on see, mis kõik eelnev on ju. Ehk siis kui sul raha näiteks iga 10 aasta tagant, no see on 72 reegel on ju, et jagad 8, aga saad mitu aastat läheb, et kahekordistuks. Et kui sul on tootlus näiteks 8% on ju, siis läheb 9 aastat, et raha kahekordistuks. Nii et põhimõtteliselt, kui sa oled 90 aastat investeerid on ju, et siis see viimane 9 aastat on sama, mis kõik eelnevad. Et see tundub jälle hästi jabur on ju, et enamasti on vastupidi, et öeldakse, et seal alguses pead kõige rohkem vaeva nägema, kui sa mingit karjääri alustad, et siis investeerimises on nii, et hakka hästi vara pihta ja lõpus korjad. Ja lihtsalt, et ma sattusin sama laeva peale Raivo Inaga ja siis kuidagi tuli jutuks, et tema on LHV aktsias suurelt sees on ju, et tal on seal mingi 600 000 aktsiat. LHV aktsia on kõvasti rallinud vahepeal, et siis oligi mingi päev, kus me naersime, et Raivo nagu hommikul ärkas on ju, käis jõusaalis, tuli tagasi, magas natuke, sügas kõhtu ja vaatas, miljon on tulnud jälle on ju, et kui palju peab nagu tavaline LHV töötaja vaeva nägema, et miljonit teenida, et
et see kapitalism on nagu hästi ebaõiglane selle koha pealt, et seal ei ole seost töö ja tulemuse vahel nagu. Tuleb varakult hakata investeerima lihtsalt. Jaa. Aga kui ma tohin isiklikus võtmes veel küsida ja mõlemas isiklikus ja äris, et kus sa 5 aasta pärast tahad olla või kus sa näed, et sa oled, mis sa teed? Kuidas elu on? 5 aastat läheb nii kiirelt, ma olen avastanud, et ma pean päevikut alates 2008 vist või? Siuke minu elu on pealkiri ja vaatan, seal on umbes iga 4-5 kuu tagant sissekanne siuke, et nüüd juhtus see ja see. Väga äge. Et ühelt poolt läheb hästi kiirelt, aga teiselt poolt on nagu hästi raske ette ennustada, mis oli, et kui ma vaatan 5 aastat tagasi, et siis päris paljusid asju ma poleks ette kujutanudki. Tavaliselt inimesed ülehindavad, mis suudavad aastaga teha, alahindavad, mis 5 aastaga. Jaa, seda ma olen ka kuulnud jah, et seal on. Aga noh, 5 aasta pärast ma arvan, et mul on siis lapsed on 16, 9 ja 7 on ju, et ma arvan, et mul on veel rohkem lastekeskne elu kui praegu, et sellised koolimured ja asjad. Ma olen nagu mõelnud, et ma saan nüüd 39 on ju, et kunagi kui ma väike olin või noor, mul oli eesmärk, et 25 aastaselt miljonäriks, 35 aastaselt euromiljonäriks ja 40 aastaselt pensionile nagu, et ma nagu enam-vähem seda tracki hoidnud, et ma plaanin enam-vähem sama, et ma arvaks, et ma mingi paari aasta raames nagu tahaks täitsa kogu oma aja endale võtta, et mul ei oleks ühtegi sellist kohustust, et ma pean nagu midagi tegema. Et praegu mul on ikkagi mingid asjad, mis ma nagu pean tegema, isegi kui ma ei taha teha. See võiks olla ja siis võiks nagu viimased 15 aastat või 10 aastat vähemalt võiks 10 kilo kergem olla on ju. ja tervis võiks hea olla ja et ma arvan, et seal 40-ndates on see koht, kus või vähemalt minul on küll olnud, noh, ma ei tea, kas see öeldakse 30 või 40, aga 30 lõpp on ju. Et tegelikult see oli, ma arvan, et kui ma sain mingi 35, et kus ma nagu tajusin, et ei olnud nagu sama taastumine õhtusest peost kui nagu 20-selt oli, see oli siuke huvitav, siuke nagu muutus. Šokk jah, et tuli nagu suht järsult ka, et ei olnud niuke hästi sujuv, vaid oligi siuke, et ma nagu tegin enam-vähem samad asjad õhtul, mis ma tegin 20-selt ja ühel juhul oli nii, et järgmine päev läks pidu edasi on ju, teisel juhul oli nii, et ma olin põhimõtteliselt mingi mitu päeva audis ja jube kehva oli olla. Et siis ma arvan, et see vorm ja tervis muutub nagu ajas olulisemaks. Ja investeerimiste poole pealt ma tahaks nagu loota, et ei ole nagu mingi liiga palju uusi asju lauale võtnud, et pigem võiks neid olemasolevaid asju nagu edasi arendada. Väga lahe, ma tänan sind täna siia tulemast ja meiega neid mõtteid jagamast ja kuulajatega samamoodi, et väga äge informatsioon minu arust ja kõik on kulda väärt. Bitcoin pidi uus kulda olema, nii et Bitcoini väärt. Nii et pange kõrva taha kõik, kes kuulavad. ja, kuule, aga tänud kutsumast ja tore oli. Aitäh!